24-aastane Jorgen elab pealtnäha täiesti tavalist noore inimese elu. Õpib, töötab, teeb kõvasti sporti, suhtleb sõpradega. Aga sõpradega võrreldes on Jorgenil üks suur erinevus. Helisid kuuleb ta vaid kuuldeaparaatide abiga. Kui ma tõnnen tänaval, siis ma kuulen üldiselt müra. Me ümber on inimaali, linnulaulu, mida ma praktiliselt ei kuule. Ainult automüra. Mõnevõrd ma ei taha seda automüra üldse kuulata, et ma lüütan aparaadi lihtsalt välja või vetan kõrvast ära ja kõnnen vaikuses. Et mõnevõrd on see nagu rahulik ja rahutav. Ma olen mõelnud, et kuidas kuuljad suudavad nii palju müra taluda. Ma ei kuutagi ette. Ma ei ole ise seda nagu tunnetanud, mida nemad kuulevad. Ma pole õrna aimugi, võib-olla ei saagi teada. Jorgeni vanemad olid algusest peale seda meelt, et nende poeg peab hakkama saama kuuljate seas. Ehk õppima mõistma kõnet ja rääkima, mitte sõltuma viiplemisest. Tavakoolis käinud Jorgen on tänaseks jõudnud kõrgkooli õpingute lõpusirgele ja ka oma esimese erialase töökohani. No esimesed abivahendid on kuuldeaparaadid, mis on väga olulised igapäevaelus. Kuna ma pean kuidagimoodi oma info kätte saama, mis helisi maailmas toimub. Ja teine abivahend on mul väike aparaat, mis käib mul siin külje peal kaalas. Ja siis väike mikrofon, mis on antud teatud inimesed, mida ma kuulata tahan. Tänu nende vahenditele saan paremini ülikoolis kui ka mujal hakkama. Sul on ju need asjad olemas, seda tegema peale? Jah. Kristjan on 2 nädalat ära, Märt tuleb nüüd on ju 3 päeva pärast. Okei, aga mõtlen ma jään siia, jah? Jah. Davai. Jorgen töötab poole kohaga Apex arhitektuuribüroos tehnikjoonestajana. Praegu ma tegelen seal lihtsamate ülesandetega arhitekti abina. Tegevarhitektid annavad mulle ülesande, mida ma pean ära tegema. Näiteks nad tegelevad selliste vanade hoonetega. Minu ülesanne on see, et antakse inventariseerimisjoonised. See tähendab seda, et need olemasolevate joonide järgi projekteerin või joonestan uue plaani, nii nagu ta on. Ja pärast arhitektid muudavad need ümber. Mulle on nagu raske arvutit mind asju vaadata. Mulle meeldib paberile panna ja aru saada, kuidas see asi tegelikult käib. Siis ma nagu sõdin ja sisseldan neid paberi peale ja siis pärast vaatan arvutisse üle, kas see sobib. Kuna arvutisse lihtsalt kaotab nii palju aega selle tegelemisega. Kui teda paberile visandina valmis, siis sul on nagu arvuti ka kiiremini oma asjadega valmis. On vaja see, kes talle midagi ütleb, peab mõtlema enne läbi, mis ta ütleb, ütlema selgelt ja arusaadavalt ja siis ta ise mõtleb selle peale rohkem, mis ta ütleb. Ma saan inimesest aru siis, kui ta vaatab mulle otsa ja räägib minuga otse ja me oleme nagu kahekesi omavahelise vestluses, siis ma saan temast väga hästi aru. Aga kui on mitu inimest trupis ja räägivad kõik omavahel läbi tegi, siis ma ei pruugi nagu teemast üldse aru saada. Jorgeni koha või selle istekoha valikul me natuke järgisime või mõtlesime vähemalt selle peale, et me saaks nagu näost näkku rääkida, et oleks mugav, ei pea alati võib-olla nii valjult rääkima, sest et meil on siin niisugune kontor ka, kus kõik istuvad koos, siis niisugune võib-olla kõvema või valjema häälega rääkimine mõjutab teisi pigem. Aga kõik on hakkama saanud seni.
alguses kohe, kui oli see koht, et me saime teada, et ta on nagu kurt, et meid nagu innustas üks Tartu sama probleemidega lapsevanem, kes ütles ka, et tasub proovida. Ja see asi läkski nii, et ta hakkas vaikselt rääkima ja tulid sõnad ja laused ja nii edasi. Me tegime selle otsuse, et ta läheb tavakooli. Et ta hakkab tavakoolis õppima, kuna meie isaga ei osanud viipekeelt, meie vanemad ei osanud viipekeelt ja meil ei olnud ka suguvõses ühtegi inimest, kes oleks viibelnud. Ja siis tuli sellest tulenevalt selline otsus, et Jorgen läheb tavakooli ja me proovime teda võimalikult hästi rääkima õpetada. Aga see tähendas tohutut tööd, et esialgu me ei osanud võib-olla seda ette kujutagi, milline töö see on lapse jaoks ja milline töö see on tegelikult ka meie mõlema jaoks ja millist pühendumist see nagu nõuab. Tõsi. Tee proovi. Tee proovi. Apu. Siis on õige asi. Kõik need olme väljendid me kirjutasime paberitele, ütleme, kleepisime kappidele, ustele, et mis asi see on kapp, uks, pliit. Ta nägi seda kirjateksti ja siis õppis ka ühtlasi nagu lugema läbi selle. Kõik see käis pikkamisi. Jorgen ei ole meil kohvisõber. Et sa ei ole ju kohvisõber. Mis teha? Jorgen, mina ka kohvi ei joonud ju kuni 30. eluaastani. Tilkagi. Kuulsid, Jokke? Mina ka kohvi ei joonud 30. eluaastani. Alati tehti mulle teed ja siis hakkasin kohvi jooma. Miks temal selline asi tekkis, oli see, et nüüd on nagu põhjus minus. Et kui mina olin 4-aastane, siis mul lõhkes pimesool. Ja lõhkes nii hullusti, et olin ka pool aastat haiglas ja lihtsalt anti nagu verd juurde. Aga minul on reesus negatiivne, tõenäoliselt anti küll sama grupi verd, reesus positiivsed. Ja kui ma Jorgenit ootasin, siis need antikehad läksid väga kõrgeks. Hiljem tuli välja, et see oli seoses just selle operatsiooniga, mis oli minul 4-aastaselt. Ka selle reesuskonflikti pärast kutsuti see Jorgen nii palju varem esile, siis 3 korda ta tookord seal elustati. Viimane kord see reanimatsioon viis ta ära ja siis öeldigi, et kas üldse oli mõtet teda 3. kord veel nagu elustada. Alguses öeldi, et ta ei hakka üldse liikuma, ei hakka üldse mitte midagi tegema ja lõpuks jäi see kuulmine, mis tõesti nagu pole tegelikult mitte midagi. Ema ida tegi ta väga õige otsusi. Ta pani mind tavalise kooli, sest see aeg, mida ma tavalise kooli käisin, sai nii palju tuttavaks, sest kõikide nende inimesed, kes räägivad. Et ma olin nagu nende seltskonnas. Et ma arvan, et mul on kogu võimalusi rohkem, kui oli näiteks, ma ei tea, kurtidel. Kui kurtide kooli oleks pannud, siis võib-olla võimalusi oleks mul vähem. Siis praegu ma räägin nagu rohkem, siis saan ka rohkem elus nagu hakkama. Kuni 9. klassini ikka toimus see, et tulin õhtul koju, hakkasin Jorgeniga õppima, kirjutasin kõik need materjalid talle, kokkuvõtted, kõik vaatasime läbi, et iga päev pärast tööd kusagil kella 6 kuni kella 11, vahest kella 12 toimus tihe õppetöö. Tšau. Aga kus sul need joonised olid, mis sa panid? Koolis oli mul raskem kuulamine, sest seal räägid asja väga kiiresti. Praktiliselt, mida õpetaja koolis rääkib, põhimõtteliselt mitte midagi aru ei saanud. Et ma kogu selle gümnaasiumi või põhikooli vaitel konfeteerisin kellega maha.
ja kui lihtsalt ei olnud võimalik ka ise kompeteerida. Natukene lihtsamalt proovisin veel kirjutada, teha kokkuvõtteid nendest asjadest. Samuti toetas teda logopeed, kelle juures ta käis. Ja see oli, muidugi see oli lapsele raske, sest ta oleks taht ka õue minna ja midagi muud võib-olla teha, aga just see õppimine, et see oli nagu selline suur kohustus. Täna käisid söömas või? Söömas käisid täna? Võttin päeval. No, Jörgen ise seda, et ta ei kuule, ei ole küll. Vähemalt minul ei ole küll muljet jäänud, et oleks seda häbenenud. Ja ka meie ei ole seda kordagi häbenenud. Ja võib-olla siin on ka põhjus, tuleb otsida selles, et kui nüüd inimesed, kes on täiesti terved ja nendele sünnib laps, kes on kurt, siis on, või kuulmislangusega, siis on see nende jaoks kohutav traagika. Aga kuna meie olime nagu elanud kõik muud hirmsad asjad enne üle ja lõpuks ta kätte saime ja järgi oli jäänud ainult kuulmine, siis meie jaoks oli see nagu lotovõit, et see ei olnud nagu enam mitte midagi. Noh, nägin nüüd elame. Mis käid? Igatahes võits. Vaatamegi pooled. Pardi tegemine on tõesti minu jaoks nii oluline, sest ma olen kogu elu seda parti teinud. Alustasin juba jalgpalliseks juurust ja siis lõpus sööksin sinna kõrgeistukana. Minge sinna pöiakeksuga ja tagasi rõõmuhüpetega. Kuule, öelge siis Jokele, mis ma ütlesin. Kui ma seda parti teen, siis ma tunnen ennast hästi ja mugavalt. Võitlustele minnes on mul võitlustahe nii suur, et ma pean juhma, et ma pean selle ära lõpetama, et ma pean kaugustama, et ma pean kuuli tõukama. Noh, ette sina tšempion, noh? Mis asi? Tšempion. Mille? Kõiges. Mina olen kõigest tšempion. Just hakkasin. Ma arvangi, et see trenn oli sellepärast Jokele nagu niisugune positiivne asi, et kui ta koolis tundis võib-olla, et ta on ikkagi natukene viletsam või kehvem või ta ei saa nii kiiresti kohe asjadest aru, siis trennis pigem oli ta see tublim. Jokke, natuke üles läksid natukene. Ja kiirem ja sitkem ja niisugune, võib-olla olid mingid andekus ka natuke geenid ja et oli sportlik ja ta tundis ennast seal kindlasti hästi võrdsena. Jaa. Esimene hüpp oli Jokke kõige parem. Ta oli ikka nagu pigem siis nagu eeskujuks teistele, kui et ei saaks mingi asjaga hakkama. Trennis vajan ka tähelepanu. See tähendab seda, et kui treener rääkida, siis ma tahan tema juurde minna ja küsida, mis läks valesti, mida peaks teigiti tegema, siis ma arutan temaga otsia nagu läbi. Meil ei ole kunagi sellist asja, et keegi ei aita, keegi naerab selja taga, et meil oli nagu selline ühtne punt ja Jokke oli seal pundis, kuigi ta vahel ei saanud aru, mis me räägime, millele me naerame, aga mingit sellist pahatahtlikkust nagu ei olnud kunagi. Katsu see lõõbajalaga, nagu hooga annad, lõõbajalaga. Jah, aga liiga vara vist õlgu ette minna. See on võib-olla see 10 aasta kogemus ka ikkagi, et ma püüan rääkida rohkem nagu artikuleeritult ja selgemalt, sest ma olen niisugune kiire rääkija muidu, ja ikkagi tema poole. Sest mõnikord ta tuli lapsena ka trenni, et mul on patareid tühjad, et ma täna hästi ei kuule, et räägi kõvemini. Et siis ma pidin ikka niimoodi nina alla minema talle rääkima, aga see ei ole kunagi absoluutselt probleem olnud. Alla, hopp! See nagu lase rahulikult siia ja siis lähvatud ja käed on siis saab kuidagi. Kui ta midagi teeb, siis ta ei tee seda 100%, ta teeb seda iga keharakuga, mis tal on.
Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri õpingutel on Jorgen jõudnud viimasele 4. kursusele. Täna kohtub ta oma lõputöö juhendajaga. Tean, et siin on natuke aega sellele, aga mida mingi taimi kaadavad. Jaa, tead sa, ma otsisin sulle 3 teemat, et sa saaksid aru, mis see mänguruum on, mille vahel mängida. Sest mul on selline tunne, et sportlasena ta on väga süsteemne. Et oma eesmärgini liikuda, ta süsteemselt töötab ennast läbi, et selle eesmärgini jõuda. Ma usun, et arhitekti ta on natukene sarnane, et ta seab endale selle eesmärgi, kuhu ta tahab oma arhitektuurse lahendusega jõuda ja ta hästi põhimõttekindlalt jõuab selleni. Tema lahendused, arhitektuursed lahendused on olnud kogu aeg väga funktsionaalsed, väga hästi töötavad. Ja mul on niisugune tunne, et siin see sportlase ja arhitekti balanss kuidagi nagu töötavad käsi käes. Tegelikult see maht on väga klassikaline, on linnaehituslik analüüs. Jah, ma vaatan ka neid hästi palju. Inimese liikumiteed ja nii edasi. Just, parkimised, kogunud liiklus ja kõik see asendeplaani osa. See eriala, mida ma õpin, laiendab minu silmaringi. Võib-olla palju rohkem kui teise erialade. Võib-olla teised eriala päevad rohkem kuulamist, aga mulle meeldib rohkem arhitektuuris teha kas mõtlemisega või panna oma mõtted paberile. Kuidas sul muidu on planeeringutega siiamaani, kuidas su viimase poolaasta planeering oli? Me tegime selle ihasse, vana ihasse, jah. Ja tundub, kui me teda tegimegi, see oli natuke keeruline, et vaata nii palju kogemusi ei olnud sellega, aga nüüd tekkis sellega nagu mingi pilk meile ette sellega. Aga see võtab nii kaua aega, nagu ma aru sain. Nii et sind pigem huvitab nagu mahuline arhitekt ongi, jah? Selge. Kui võrrelda selle põhikooliga ja gümnaasiumiga, siis ma ei saa öelda, et see lihtsam on praeguse kõrgkoolis õppimine. Just sellepärast, et tööd tuleb ikkagi tohutult teha ja kindlasti on tema kuulmise pärast see natukene raskendatud, et ta peab ka kodus veel hästi põhjalikult kõik üle mõtlema ja võib-olla isegi küsima abi nende kursusõdede ja kursusvendade käest, et mis teemad seal parasjagu oli. Aga mis mõttes on võib-olla lihtsam, et ta on ikkagi iseseisvamaks saanud, et tal on see tugev põhi all ja ta saab nagu hakkama, et ta on nagu leidnud ennast ja selle võrra on lihtsam, ma arvan. Ma ei suuda kõik lõõngutes neid omandada teadmisi. Siit õppejõud pööravad mõnikord pea ära või räägivad kellega teisega. Nad ei räägi mitte minuga otse, vaid räägivad iga ühega. Minu jaoks on teda raske jälgida, et mul on abist kursuse kaaslased, kelle pealt ma saan konverteerida maha midagi olulist või küsida midagi järgi, aga saab hakkama. Praegu õpib üha rohkem puudega inimesi, nagu näiteks Jorgen, kõrgkoolis. Tänu sellele saavad puudega inimesed rohkem nähtavaks. Ma julgustaksin tööandjaid mõtlema rohkem inimese oskustele. Kui me inimest tööle võtame ja arutame, kas ta sobib meie vabale töökohale, siis me keskendume tavaliselt sellele, mida see inimene oskab või ei oska. Aga kui me näeme nüüd enda vastast puudega inimest, siis see sõna puue kipub meid pimestama ja me näeme suurelt ainult puuet. Me peaksime jätkuvalt keskenduma tööalastele oskustele ja puue on lihtsalt üks kaasnev faktor. See on midagi sellist, mis võib inimese jaoks teha näiteks tööle pääsemise veidi keerulisemaks või võib-olla mõne tööülesande täitmise, aga tavaliselt on need ületatavad takistused, millel on olemas lahendus. Need hooned, mida ma tahaksin tegelema hakata, meeldib kõige rohkem nagu põhjamaised palkmaad või puudut ehitatud suured elumaad. Teine variant on, mulle meeldib tellisarhitektuur, et tellisega mängida. Ma vikendan praegu seda Rotermanni hoonet ja siis jälgin neid inimesi, kes siin praegu koha peal on. Mida liigutus, mida ma siin näen, on omapärane. Kui panna paberile, siis see on natukene teistmoodi ja huvitav. Minu arvates, kui sa joonitad selle visandi plokki, siis sa jääb küll nagu paremini meelde, et millal sa räägid kus ja millal sa seda maja külastasid ja kus sa seda inimest nägid. Sest see aju või pähe ei jää küll eriti meelde kõik, aga kui sulle juba paberile pannud, siis sa vaatad seda paberile, siis sa suudab meenutada, ahah, sel päeval olid seal kohas.
sinna poole. Ja mu trennikaatlased, Tandra ja Kaarel. Nii et kergejõuslikas? Jah, endiselt. Aga Grete ei tule, jah? Grete läks mingid muud käigud. Tule mingid muud käigud. Mida vanemaks me saime, seda vähemaks me mõtleme selle peale, et ta võib-olla vahest ei kuule meid. Loomulikult me oleme valmis seda aitama, me oleme harjunud sellega algusest peale, et kui ta läi kuskil midagi kuulmata, et siis me läksime, ütlesime talle seda uuesti ja see oli tõesti tavaline osa. See ei olnud kuidagi, et keegi peab midagi tegema tema puhul. Kas suurde väiksesse klaasi? Jah, siis tobi. Suurde, jah? Ja sa panen jääd ka? Jah, loomulikult. Kui arvestada seda, et tegelikult niivõrd siis kehva kuulmisega inimene, väike laps saab tavakoolis hakkama, saab hästi hakkama, on nüüd ülikoolis. See inimesest peab olema mingisugune ka väga suur ja tugev elutahe või soov täita neid oma eesmärke. Tau, oled tubli. Eesmärgi kindlad ja jah, mind väga palju aidanud, et alates esimese klassis ma olen juba paika pannud, kuhu me tahame minna, kuidas me tahan seda teha, mismoodi. Esimeses klassis oli see, et ma murrastasin rohkem selle peale, et ma lõpetasin esimese klassi. Ja ma nägin, et teised lõpetasid. Siis ma panin enda eesmärgi, et ka mina lõpetan. Et ei ole olemas sellist asja, et keegi lõpeta. Ja spordis on täpselt samamoodi, et alati võtad rahulikult ja treenid vaikselt ja ehitad oma fundament paika ja siis lõpuks tuleb aia ja näitab, mis sees on. Meil juba ammu eesmärgid paika pannud, et üks asi korraga. Ülikooli lõpetan ära, lähen kas või arhitekti abiskuskile tööle, täiskohaga juba. Ja samal ajal treenin 2 aastat purtide meistrivõistlustest või maailma meistrivõistlustest. Ja siis, kui need medalisaavutused on käes ja minu vanus ei võimenda enam nii tippsporti teha, siis alles võtan selle magistri käsile ja teen selle ära. Ma arvan, et tal on hästi läinud, tal on läinud spordis hästi, tal on see suund, mis ta on valinud, see tundub, et see arhitektuur talle meeldib, et ma arvan, et ta on aga et ta on õnnelik, et ju tal ikka mingi väike selline, ma ei tea, õnnetäht kusagil on, mis teda nagu hoiab.